oleme siis sellises huvitavas kohas, mis on Vändra gümnaasiumi väliklass. Ja meil on matemaatikatund. Ja lõpus ma siis küsin, kas see oli ainult matemaatikatund või oli siin veel mingi tund? Mida see siin tähendab? Kell on õige. Kas te oskate öelda mulle 45 minutit? Mis kestab nii palju? Koolitund kestab 45 minutit. No, teil on juba tuttav see. Mis see mul aias oli? Putuka hotell. Täna hommikul tõin ka siia. Ja see ongi selline paik, kus nad saavad siis talvel talvituda. Aga miks mitte? Näiteks, kujutame ette, me teemegi ettevõtte ja hakkamegi tootma neid hotelle. Mida me peaksime teadma? Peame, mida? Kavandi peame tegema väga hästi. Teeme kavandi. Edasi. Karkassi peame ehitama. Nii, näete, millised sõnad? Karkassi, veel. Millest me selle ehitavad putukat? Täidet peab otsima. Veel. Nii. Kas keegi praegu te loeb ära, mitu osa sellel putuka hotellil on? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aga mõelge, me peame ju ka ära mõõtma, on ju? Me peame ju teadma, mis selle mõõt on. Nii palju, siin on nii palju, siin on nii. Tuleb minu mõte. Me joonistame selle järgi šablooni. Õige, me joonistame nende osade järgi šablooni. Ja siis, mis me selle šablooniga edasi teeme? Ja siis selle šablooni järgi me võime ju teha mitu osa. Õige, mitme hotelli osa. Mina nüüd loosin 2 rühma ja siis läheme rühmadesse. Esimene rühm on siin, teine rühm on siis seal. Paber on teil siin laua peal. Teie ülesanne on nüüd ära jaotada rühmas ülesanded. Kes mõõdab, kes joonestab. Seega me peame 6 detaili valmis saama. Nii palun võtke siin. Me teeme praegu lihtsalt see peab olema 38. Ei peaks siit nii. 2. Võta see väike. Siit saab 8 liiha. Meie õpetaja Angeelikaga detail. No, siin üks keskmine on lühem, teine enam-vähem. Kui ma mõõtsin neid foone, Tegelikult peaks ütlema, et te saite ikkagi ülesandega õigesti hakkama. Et meil ei olegi selliseid vahendeid üldse, mis täpselt, et olid ju sellised lühikesed joonlauad ja sealt tuli mõõtu jätkata. Loomulikult kuskil võis viga tekkida, aga väga hästi, me saime sellega hakkama. Ja aitäh sulle! Kui mina lähen koju, siis ma ütlen emale ja isale, et mina õppisin täna šablooni joonistama ja joonestama. Kui sa tahad midagi ehitada, siis selleks on väga kasulik kasutada šablooni ja nagu peab oskama ka väga hästi joonestada ja väga hea see joonestamislaud on nurklaud. Ma sain teada, et šabloonide abil saab ehitada asju. Ma mõtleksin, et
õppisin seda, et šablooni saab igapäevaselt kasutada.